Kosmos. Teadus. Faktid. Arvutused. Tõestused. Uus planeet iga päev. See on Aruküla kosmoseprogramm. No nii, kallis Eesti rahvas. Tervist! Teie ees jällegi iganädalane Aruküla kosmoseprogrammi podcast, kus me räägime viimastest teadusuudistest ning ka oma tegemistest, mis me siin jälle nädala jooksul oleme korda saatnud. Aga minuga siin täna stuudios muidugi Enn Koppel. Tere, Enn! Tervist! Eelmises saates läks ISS-i peale meie enda Aruküla kosmoseprogrammi hea sõber, astronaut härrased Niil. Teadlane astronaut, ühtlasi insener tean. Jah, vägagi edukas insener. Aga kes meie eelmist saadet ei kuulnud, siis tõesti meie Eesti sangar härrased Niil on siis sööstnud äsja valminud raketiga kosmoseavarustesse viima maske rahvusvahelise kosmosejaama peale astronautidele, kes võitlevad ränga viiruspuhanguga. Meie arvutuste kohaselt peakski ta nüüd olema kuskil siin mõne kilomeetri kaugusel sellest ISS-ist ning pidimegi suhtlema, kui ta on seal kuskil lähistel. Et mis arvad, äkki on tal praegu hea aeg meiega rääkida või? No kindlasti peaks olema jah, et minu arvutuste järgi on ta juba praegu ka nagu täpselt 11 kilomeetri kaugusel, et vaikselt kindlasti lõpus tuleb hoog maha võtta, et kui sa jõuad päris sisse ei paneks, jah? Jah, et... Vot, aga tõmmage siis praegu kõne. Nii, kutsub praegu. Hallo. Oi, tere, rõõm kuulda. Rakett on ikka ühes tükis või noh, vaikka siin naljatamisi, et lasid kindlasti kütusepaagi ära, et nägime ka, kuidas see atmosfääris ära põles, et aga rakett ise, kuidas näidikud näitavad? No mis siin on, et siiamaani on kõik olnud täpselt nii, nagu loota oli ja oodata oli. Kõik on olnud perfektne. Maa atmosfäärist väljumine oli põhimõtteliselt käkitegu. Et mitte mingisuguseid takistusi ei olnud, jah? No, siin on jutt veel, et on see radiatsiooni, see vöö siin maa ümber. Mina ei pannud midagi tähele, et tulin lihtsalt läbi ja oligi tehtud. Unustasid ära lihtsalt? Jah. No see pidigi olema kõige parem vahend selle vastu. Jah. Aga kas praegu oled nagu siis sisenemas sinna või mis plaanid on, et... No siin on veel mõned kilomeetrid jäänud, et ma vaatan siit praegust illuminaatorist välja ja no mis ta on põhimõtteliselt kiviviske kaugusel. Üritan siit eemalt praegust nagu leida kohta, kuhu parkida, ja kus see pea nagu sissepääs on sellel jaamal. Tehnika imel, Ma ise mõtlen seda, et kas sa oled üldse ise ISS-i teavitanud, et sa tuled, et äkki ei ole viisakas niimoodi otse kohe peaks sisse saada, et äkki peaks kuidagi vaiksemalt infiltreeruma niimoodi? Ma olen nendega üritanud nagu ühendust võtta, aga nad lihtsalt ei nagu vasta, ma ei tea. No selge see muidugi, kui mask ei ole, siis ei taha väga mikrisse rääkida ka, et muidu jääb viirus sinna külge muidugi. Ainuke, mis ma olen suutnud korda saata, on see, et ma olen lihtsalt suunanud selle audioteleeskoobi sinna, kuulan pealt, mida nad seal teevad. Aga ma ei saa nendega ühendust ja mina neile midagi öelda ei saa, mina saan neid kuulda. Võime korraks kuulata neid, et ma hoiatan ette, et asi on hullemaks läinud. If anyone can hear this message, possible second wave of coronavirus on International Space Station. Everyone is infected. It's all because we don't have any masks. Seda on nüüd küll selgelt kuulda, et olukord on tõesti halvemaks läinud. Kes sellest tähtsast teaduslikust astronautide keelest aru ei saanud, siis tundub, et seal ongi levimas koroonaviiruse kaua oodatud teine laine ning kõik see on sellepärast, et lihtsalt maske ei ole. Aga siinkohal on siiski siiralt hea meel, et Aruküla kosmoseprogrammi teadlased saavad appi tulla. Aga okei, et mis me siin ikka pikalt mulisime, et mina olen tegudemees ja ma nüüd tõmbakski endale kiivri pähe ja paneks saapad jalga ja ma hakkaks avakosmosesse minema, et aeg ei ole raisata praegust. Teie võite nii kaua muusikat kuulata.
tead sa, Niil, oled kindlasti kõigile Eesti inimestele eeskujuks ning sinu auks kuulamegi ühe kangelasliku planeedi muusikat. Aruküla kosmoseprogramm. Meil on siin ikkagi nüüd ühenduses, oleme veel endiselt ikkagi Eesti kangelasega Seniiliga, kes on kosmose avarustes koroonaviiruse vastu võitlemas. Oled sa kuuldel? Hallo, jaa, kuuldel. Oled sa sissekäigu üles leidnud või? Jaa, et ma olen nüüd siia välja jõudnud juba, olen siis siin oma kosmoses, parkisin ilusti raketi ära ja nüüd otsin seda sissepääsu, aga ma pean teile tunnistama, ma lihtsalt ei leia, vaatasin ka arvutist jooniseid ja lihtsalt nagu ei leia seda sissepääsu üles, ma ei tea, mis jama sellega on, aga ühesõnaga ma olen leidnud siin praegust mingisuguse luugi, proovin selle lahti teha, et tuleb lihtsalt võtta see risk, et mina ei leia kohta nagu ega sul ei ole varianti ka seal, saame täiesti aru. Jaa, et ma keelan selle lahti. Nii. Mis nüüd juhtus nagu? Oi, tuleb. Tundub, et avanes, jah? Oh. Kuidas on? Jäid ellu? Mis toimus? Jaa, jubedalt hakkas lõhku välja ajama seest, et ma ei tea, et ma panin kiiresti kinni tagasi, raske oli, aga see oli... Jõud oli ka? Jaa, no kurat, mõte oleks praegust, okei. Ma arvan, et lihtsalt mine lehvita neid maske ja vetsupaberit neil seal illuminaatoris, mis on niikuinii käes on ning loodame, et keegi märkab. Jaa, mõte kus juures. Jaa, ei, see pole tõesti halb mõte, aga kus see illuminaator on? Seda näed või? Jaa, kuulge teata, ma just näengi illuminaatorit. Jaa, illuminaator on paista, ma liigun kohe sinna kiiresti. No nüüd jääb ainult loota, et keegi näeb. Nii, jõudsin akna juurde, koputan. No nii, lehvitan neid maske nüüd siin, paari tegelast näen, okei, Borissi tundsin ära, Boriss nägi, näe, maskid, meil abi saabus, ja, kus ma liigun, kumbale poole? Ahah, okei, ma lähen, davai, selge, okei, näeme kohe. Nii, Boriss andis mulle, näitas käega, et vasakule ja ma liigun nüüd, ühesõnaga ma arvan, et nüüd hakkab asi arenema ja saame sisse. Aruküla kosmoseprogramm. No lõpuks ometi on võimalus siis saada nagu mingisugustki täpsemat informatsiooni, mis kosmosejaamas olukord on, et selle üle mul on lausa hea meel tegelikult. Just, mul samamoodi olen ise juba pikki silmi odanud mingitki infokillukest, mis annaks ülevaate, mis selle pandeemiaga seal ikkagi toimub. Et härra Seniil, äkki saad meile siis olukorda kirjeldada? Asjade kiire ülevaade siis järgmine, sain sisse, Boriss juhatas mind sisse, tegelikult ei olnud käsi nii keeruline. Kas näitavad veel astronaudid ka elumärke või on kõik juba täiesti pikali siruli maas, kui üldse niimoodi öelda saab kosmosejaama kohta? Kui ma nüüd ausalt ütlen, mina ei suuda neil tuvastada ühtegi koroonaviiruse sümptomit, kui siin silmaga vaadata. Ja mis on ka huvitav on, et ma kiire siin rääkimise tulemusel sain teada, et nad on teinud selle testi ja see test oli täiesti ebaadekvaatne. Nad olid teinud selle telefoni testi, olid helistanud maale iga mees ja saanud vastuse, et nad on kõik koroonas. Aga jah, et
mina ei jäänud seda sugugi uskuma ja nüüd ma olen teinud kõigile meeskonnale testi ja kõikide vastused on siiamaani olnud negatiivsed, et selgub, et neil ei ole mitte kellelgi koroonat, aga ma võtsin ka igaks juhuks endalt testi, et ma just praegu ootan selle testi vastuseid siin, et mingi minutini läheb aega veel. Millest siis võis tulla nagu nende see paanika seal, kui selgub, et kellelgi mingid sümptomeid ega ka viirust ennast ei ole? No jah. Tegelikult ma mõtlesin kohe algusest peale, kuidas see ikkagi sinna nüüd täpselt sai, aga ma mõtlesin, et äkki kuidagi kosmose kaudu läks. No eks ta kummaline tundus, no ma räägin, nad tegid need testid ja sealt said need vastused. Ja selles mõttes, et iga inimene, kui ta ikka arst ütleb, et ta on haige, siis ta on haige. Ja sealt nad selle informatsiooni said, aga... Ja ükski teadlane isegi ei kahtle selles, kui teine teadlane midagi kinnitab. Aga kuna sümptomeid ei olnud, siis ma otsustasin teha enda leiutatud testiga ikkagi uued testid ja üle kontrollida, et oleks ikkagi asi kindel. Ja No mis, ei näita midagi või? Ei selles mõttes, et mis asja siis? No mu see test nüüd siis näitab, et mul on endal koroonaviirus. Oi, aga need on nüüd küll halvad uudised, et kas siinkohal äkki oleks pidanud võib-olla lähtuma teada-tuntud teadlaste vanasõnast, kes ise endale musta auku kaevab, see ise sinna sisse kukub? Nojah, ma pean tunnistama, et ma isegi ei ole kuulnud niisugust vanasõna ennem. See on täielik absurd, miks keegi peaks ise endale musta auku kaevama, kas see teistpidi ei ole? See peaks siis kellegi teisele kaevama? Ei loogiline on ikkagi niimoodi, et kui sa ise endale musta auku kaevad, siis sa oled seal samas juures ju kaevamise aga kui sa teisele kaevamise käigus musta auk saab valmis, siis lendad sisse kohe. Aga kui sa teisele musta auku kaevad, kas siis ei ole seal juures? Ma arvan, et lendad ikka ise sisse. Aga kas nüüd tuleb ikkagi olukorras leida mingisugune lahendus, et kas sa oled valmis äkki kosmosejaamas ise vaktsiini valmis tegema, et ega sa ju muidu tagasi... No just, et teie selle vanasõna jutu ajal mul juba tekkis mingid omad mõtted, et jah, tõesti, ega siin ei ole ju muud väljapääsu, kui nüüd tuleb kiiresti hakata vaktsiini lihtsalt välja töötama ja ma arvan, et mul on teie abi vaja siin selles osas, et No see on selge see, et sul sest see on ikkagi, see taud murrab kiiresti. Mul on üks tuttav õnneks Bill Gatesi hea sõber ka, et me võime temale näiteks mingi kõne peale tõmmata, et äkki oskab aidata koostisosasid või midagi soovitada, et mida oleks võimalik kosmosejaama külmkapist leida. Ega siin põhimõtteliselt mul on see vaktsiini retsept tegelikult endal ka peas, aga mul on osaliselt mingid asjad võiks ikkagi üle küsida, et kui saaks otse Billi käest nagu infot, siis see oleks kulda väärt. Ta on ju Aafrikas neid palju testinud. Edukalt, jah. Tahad sa veel midagi Eesti rahvale öelda, Senil, ennem kui me ära katkestame side kosmosejaamaga? Kui nüüd aus olla, ega mis ma siin praegust siis oskan öelda, et peske käsi ikkagi ja kandke ka maske ja distantsi hoidke ka 2 meetrit, aga ma nüüd peaks hakkama tõesti tegutsema, et kuulake te jällegi muusikat ja suhtleme. Kuulge, enne kui me seda muusikapoole nautima hakkame, kas need teised astronaudid ise teavad seda, et nende testid on negatiivsed ning sinu test on positiivne? No ei ole. Ma olen siin praegust täiesti üksinda siin, kus ma need testid läbi viisin ja ma ei ole kellelegi mitte midagi veel öelnud. Kui sa kavatsed neile seda öelda, et nad on negatiivsed, siis... Tekib paanika. Et nad ei olegi haiged. See on hea tähelepanek, aitäh sulle. Kuule, et mina näen, et siin võib juhtuda see, et kui nad saavad teada, et nad on negatiivsed ning ühtlasi teada, et sina oled positiivne, siis neil võib tekkida paanika, et nad satuvad... Võivad koroonaviirusesse jääda. Jah, nad võivad jääda koroonaviirusesse, hoolimata sellest, et nad arvasid juba enne, et nad on. Nüüd, kus nad on terved, mõtleme üks paanika, et see võib seal koha peal tekitada see koroonaviiruse hirm. Topeltpaanika. Jah. Nii on. Mõtle ise peale paanikast välja ja paanikasse tagasi.
ei ole naljaasi. Ei ole muidugi naljaasi. Ma ausalt öeldes isegi ei imestaks, kui nad tahavad sind kuhugi luku taha panna selle peale. Või veel midagi hullemat. Aga selge, hoiame selle asja saladuses praegust ja tegutseme kiiresti vaktsiini suunas. Ma juba tunnen, et mul hakkab palavik tõusma. Aruküla kosmoseprogramm. Jah, poleks isegi arvanud, et see saade lõpuks nii kurvaks Eesti rahva jaoks ning ka tegelikult kogu maailma jaoks kujuneb. Et selle tõttu mängimegi siis lihtsalt kurva loo ühelt kurvalt planeedilt. Kosmos. Teadus. Faktid. Arvutused. Tõestused. Uus planeet iga päev. See on Aruküla kosmoseprogramm.